Tere tulemast Musta kassitaro lugemisse Kaljukitsed. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 25–31 mai. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Enne kui ma kaartide juurde lähen, ma tahan tuletada meelde, et kui kanalil, Musta kassitaro kanalil saab täis 250 tellijat, siis ma loosin välja kõigi kanali tellijate vahel ühe sellise Musta kassitaro kaardipaki, nagu mul endal siin on, ehk kassitaro kaardipaki. Selle kohta ma teen eraldi video, nii kui see number on täis saanud. Ja siis te saate selle video alla enda osalemissoovist teada anda. Aga nüüd läheme kaartide juurde, mis teile on välja tulnud. Nädal algab teil siin müntide 4-ga. Müntide 4 on selline kaart. Minu jaoks on ta kitsimehe kaart. Minu jaoks on see selline kaart, kus inimene istub oma raha hunniku otsas ega taha seda kulutada. Ta ei taha kulutada ega nagu raha ega panustada enda aega ega energiat millessegi. Ja võib-olla sellel nädalal tuleks hästi vaadata, kuhu oma aega ja energiat kulutada ja mida uskuda, mida mitte, mis teile räägitakse või mida teile pakutakse. Ma jõuan sinna, miks ma nii räägin või miks ma nii arvan. Edasi tema kõrval on meil mõõkade rüütel. Mõõkade rüütel tunneb rõõmu teenimisest. Et temale teeb rõõmu see, kui tema saab kedagi aidata, saab kellelegi kasulik olla. Mõõkade rüütel on ka tark rüütel. Temal on ka seadused teada. Temal on ka lepingute läbilugemiseks nagu terav pilk, kui teil on mõnda lepingut vaja lugeda. Ja pigem aitab ta siis, kui mõni teie tuttav tuleb nõu küsima, et kuule, mis siin on kirjas, et kas see on hea plaan? Mis sina sellest arvad? Et siis mõõkade rüütli abiga on teil kindlasti see teravus silmis, et te näete konksud ära. Ja konksud tulevad järgmise kaardiga. See on mõõkade 7 ja minu jaoks on mõõkade 7 üks kaval müügimees. Et kui nüüd teid ennast üritab keegi siin petta, teile müüa midagi, millel on varjatud vead, siis mõõkade rüütel aitab ka teid ennast nagu läbi näha sellest. Ja 4. kaart seal ülemises reas on ülempreest Rinna. No vaat tema on selline usaldav naine, tema armastab kõike ja kõiki. Tema on selline nagu tingimusteta armastuse kaart. Ta ongi kaljukits ise selles mõttes, et kaljukitsed tahavad ju aidata, kaljukitsed tahavad ju toetada nii oma lähedasi kui ka neid, kes abi vajavad. Vaat just see ülempreest Rinna ongi selline kaart, aga selle kõigega ei tohi nagu üle pingutada, sellega ei tohi alt minna. Elus ei ole kõik mustvalge ja kõik inimesed meie ümber ei ole sellised, kuidas ma siis ütlen, ausad ja omakasu püüdmatud. Et siin on väike oht see, et te tunnete rõõmu teiste teenimisest ja on välja tulnud ka see ehk Rinna. Ja nemad kahekesi koos tahaks ju kogu maailma sülle võtta ja kanda kuhu vaja, et aidata ja teha head. Aga kuna siin vahel on see mõõkade 7, mis minu jaoks on ohumärk, et kas keegi üritab või võib teid ära kasutada nii, et ei saa sellest aru. Siis vot siin ongi nüüd see, et mõelge ennem, kui te kellelegi appi tormate, kui te kellelegi raha annate või mingil muul moel aitate. Ja lepinguid lugeda väga hea, lugege koos ja vaadake, aidake, andke nõu. Aga ärge investeerige võib-olla sellel nädalal kellessegi nagu üle või kui siis ennem kontrollige, kas tal seda abi tegelikult ka vaja on. Alumises reas on teil mõõkade 5. Mõõkade 5 on võitluse kaart. See on selline võitluse kaart, mis räägib sellest, te võite selles võitluses võita, aga selle võidu hind on liiga kõrge.
Vot nüüd, mida see teie jaoks tähendab? Kuidagi on ta seotud ikkagi nii selle kitsimehe kaardiga kui ka selle mõõkade 7-ga ehk selle kavala müügimehega. Sellega, see mõõkade 7 on varaste kaart, ta on pettuse kaart. No ta ongi selline kaart, kus keegi üritab tüssata ja kuna see on teile välja tulnud, siis teid tüssata mingisugusel moel. Kas müüb teile midagi, mis pärast ära laguneb, petab teil kuidagi viisi raha välja. Meil on ju väga palju praegu uudiseid sellest, kuidas inimesed saavadki petta ja suuri rahasid käivad välja. Lihtsalt ettevaatus sellega, mida teile räägitakse, mida teile pakutakse sellel nädalal. Edasi tuleb teil siit sauade baas. No baasid kõik tulevad heade uudistega. Ja kuna viimase kaardina on teil väljas müntide rüütel, no vot siis ta tulebki raha uudistega. Ma arvan, et need rasked nädalad, mis teil olid, armsad kaljukitsed, siin 2 võib-olla viimast nädalat selles mais, et need hakkavad läbi saama ja et see mai lõpp toob teile kergendust. Toob teile leevendust kõikidesse muredesse ja võib-olla tehakse teile mingisugune koostööpakkumine, mingisugune raha teenimise võimalus, toob see baas teile mingid uudised. No selle mõõkade 7 valguses ma ütleksin, et kaaluge kõik sellel nädalal saadavad uudised hoolega läbi. Ei, need ei pruugi ju kõik olla siis valed ja pettus. Lihtsalt teravad pilku teile, et te näeksite läbi selle pettuse, kui see peaks olema mingi pettus või jama. Küsige kellegi käest, kui te ise täpselt aru ei saa, et kas tegu on pettusega, aga ma arvan, et teil, armsad kaljukitsed, on suht terav mõistus ja te tegelikult saate väga hästi aru, kui teid keegi üritab petta. Et need vastused kuidagi tulevad teile ise. Tulevad ise teie pähe, et te nagu saate aru, et ei, oota, see nüüd küll õige asi pole. Et selles mõttes ma teie pärast nii väga ei muretse, aga oma aega ja raha ja energiat investeerides kellessegi või millessegi, olge lihtsalt ettevaatlikud sellel nädalal. Ma loodan, armsad kaljukitsed, et teil tuleb super ilus nädal ja et kogu see raskus, mis teil siin oli eelmistel nädalatel, et see kuidagi hajub. Kas nüüd selle nädalaga ja ehk mai lõpus ma loodan küll, et juunis on juba asjad hoopis paremad. Aga eks me seda näe. Vot selline tuli teile see nädal. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.